Tere tulemast Kellerteatrisse, Eesti Meremuuseumi ja Kellerteatri ühisele infopäevale. Mina olen Paul Keller, teatrijuht. Ja mina olen Kristel Hallmann, Meremuuseumi haridustöö. Need rõõmundid siin kõiki näha. Tänane päevakava on selline, et kõigepealt räägin mina meie koolinoortele pakutavast programmist natukene, siis lavastaja Jaanika Johanson tutvustab meie uuslavastust Kunksmoor, siis on katkendid Kunksmoorist ja lõpetuseks räägib siis Kristel teile, mida Meremuuseum kõike põnevat enda pool pakub. Ja peale seda on võimalik siis registreerida meie etendustele, küsida küsimusi etenduste kohta ja nii edasi ja siis saate minna ka Paksu Margaretasse ekskursioonile ja näitame teile uut liitreaalsuslahendust, mis kindlasti on põnev noortele ja aitab ka õpetajaid. Nii, aga väga tore, siis alustame. Kellerteater on Eesti esimene põnevusteater. Kui palju on neid, kes on siin enne ka varem käinud? Väga tore. No igat moodi. Jah. Meid jälgitakse ka kodudes ülekande vahendusel, sealt ma kahjuks käsi praegu ei näe, aga ma kujutan ette, et neid on väga palju. Me oleme Eesti ilmselt kõige noorem professionaalne teater, neile, kes ei tea veel, ja meie eripära on see, et me oleme pühendunud põnevikele. Kui te kujutate ette, kes on vaadanud Netflixi või midagi sellist, siis meie tegeleme just põnevikega, müsteeriumidega, põnevuslugudega, trilleritega ja nii edasi. Muidu me oleme küll, põhiliselt teeme täiskasvanud, kuidas sa seda defineerid, on muidugi ise küsimus, aga nendele, kes on siis juba suureks saanud, et tegeleme ühesõnaga täiskasvanud teatriga ikkagi suurtele, et teie ise olete kindlasti väga hea meie sihtrühm. Kuid juba päris algusest peale 3,5 aastat tagasi, kui me alustasime, võtsime ka eesmärgi selle, et me kindlasti tegeleme ka noortega ja lastega. Ja nii ongi meil tulnud välja siin juba rida väga põnevaid lavastusi, kes on käinud, teavad ka enda klassidega. Teeme nii lastele, kui ka meie repertuaaris sobivad noortele päris mitmed asjad võivad olla põnevad. Üks näiteks, mida me pakume ka sel sügisel teile ja ka kevadel, on Õuduste kool, Grigori Osteri põnevate lugude selline kogumik, mille me panime lavale ja Tarmo Männard neid jutustab. See peaks olema ka kooliprogrammides sees, et seda vaatavad nii algkooli lapsed kui ka varateismelised tegelikult naudivad täitsa eraldi nalju, et ta on selline groteskne, ütleme, huumoriga tehtud, sellist natukene judina lood ja isegi täiskasvanud saalis naeravad ja võpatavad vaheldumisi. Et kindlasti soovitan seda teil ka tulla lastega vaatama või ka ise tulla vaatama. Cantervilli kummitus on teine selle lavastus, klassika, eks ole, Oscar Wilde ja sellest on teinud enda lavaversiooni Sandra Lange, kes on Eesti parim füüsilise teatri tegija. Koos Teele Uustaniga seadsid sellise lastele sobiva versiooni sellest, mis siis räägib kiusamisest, ütleme, see fokusseeritud on kiusamisele, kes kiusab keda, kas kiusatakse siis seda kummitust laste poolt või kiusab siis kummitus, eks ole, neid, kes sinna tulevad, need võõrad või nii edasi. Väga fantaasiarikkalt leidlikult tehtud, ka väga põnev lugu, mis on meil olemas ka veebilehel, et nagu öeldud, me teeme otseülekandeid ja saab ka vaadata salvestusi, nii et seda salvestust tegelikult saab vaadata ka meie kodulehelt, kindlasti tasub ka sealt uurida. Muidugi kõige parem on alati tulla teatrisse, saada see teatrikogemus koha peal. Et siis on meil varasemast repertuaarist veel ka Kelder, lugu Päkapikust, september on, aga päkapikud liiguvad. Lugu Päkapikust, kes tahtis saada jõuluvanaks. Originaallugu, Riho Rosberg ja mina kirjutasime selle loo ja seda saab näha jõuluajal. Oleme mänginud seda 2 aastat ja sel talvel me teemegi nüüd viimase jõuluperioodi selle lavastusega, nii et kellel on nägemata, kindlasti soovitan tulla. Väga põnev lugu, väga mänguline lugu, natuke kerged õuduselemendid, aga algkooli lapsed on seda nautinud kohe väga. Nii et jõuluperioodil ka vaadake, siis me ehitamegi detsembriks selle saali natukene teistpidi ka ümber, mängitakse pisut teistmoodi, kui me siin tavapäraselt teeme enda teatrit.
ja sel perioodil saab siis tellida nendel aegadel seda etendust. Pärast siis saate suhelda juba meie Annika ja Janega, kes jäid tutvustamata, keda te näete seal eespool. Enne tutvusite nendega sisse tulles ka. Ja 4. lastele pakutav lavastus, mis meil praegu repertuaaris on, ongi Kunksmoor, mida te siis hetke pärast ka näete sellest katkendeid ja lavastaja räägib sellest kõigest lähemalt, nii et mina väga pikalt sellele ei peatu. Materjali kõik teavad, autorid kõik teavad, fantastiline Eesti kirjanik. Selle lisaks siis lasteprogrammi juurde, et te leiate pärast endal kingikotikestest, mida päkapikud teile annavad, leiate ka sellise toreda voldiku, mis on Jütside mängukava sügis-talv, kus on sees ka nende lavastuste tutvustused ja väga mugavalt teie jaoks on siin ka väikeste kastikestega tehtud mängukava, need etenduse ajad, mida meil välja pakkuda on. Koolide mängukava leiate te Kellerteatri lehelt kellerteater.ee/mängukava ja seal on eraldi koht, kus te saate minna mängukava koolidele. Need ei ole avalikult müügis, vaid meil on ajad, kus näitlejad saavad, kus meil on saalis võimalik teha ja sealt saate valida niimoodi, et te ei leia neid Piletilevist ega Fientast ega kusagilt mujalt, vaid saate endale valida. Aga siin on ka pandud need siis niimoodi kirja, et ilusti teil on mugav vaadata kohe etendusaeg endale sobiv välja ja teha väike linnuk, et meelde jääks ja pärast lapsevanematele ka seda tutvustada. Lisaks, nagu ütlesin, et on meil ka sobivaid lavastusi gümnasistidele, mis ei ole küll spetsiaalselt noortele tehtud, aga meil on käinud gümnaasiumiklassid vaatamas näiteks Marie Roger mõistatust, mis on Edgar Allan Poe, siis detektiiv Dupini sellisest triloogiast pärineva jutustuse põhjal tehtud. Ja Edgar Allan Poe, ma arvan, et on ka keegi, kes on väärt, et olla gümnaasiumide õppekavas, mida ma arvan, et ka ilmselt on tõenäoliselt väga paljudel. Ja siis, et me alustasime ka tema Mõrva Trümorgil, mis oli esimene Dupini lugu ja paar aastat hiljem tuligi välja siis Marie Roger mõistatus, kus ka Edgar Allan Poe ise astub tegelasena lavale. Ma kirjutasin selle päris nende 200 aasta taguste allikate põhjal, see on tõesti sündinud lugu, millel see põhineb, see Poe jutustus. Ja ma kirjutasin selle nende allikate põhjal ja Poe selle jutustuse põhjal kokku niimoodi, et tema detektiiv hakkab väitlema Poe'ga. Kuna Poe ei leidnud lahendust sellele mõrvaloole, siis nad hakkavad omavahel nagu väidlema, et leida seda tõde, mismoodi siis tegelikult see asi kõik juhtus. Seal on ka originaal Poe teksti päris palju sees ja palju erinevaid viiteid ka tema poeemidele ja teistele tema muule loomingule. Nii et gümnasistidega ma arvan, et see on päris sobiv. Natukene sellised karmid teemad on ka seal sees, aga gümnaasiumiõpilased on juba peaaegu et suured inimesed. Ja samamoodi ka soovitan näiteks meie trillereid Mäng ja afäär, mis on samamoodi klassika. Just Mäng on Anthony Shefferi klassikaline, selline väga inglastlik, väga britilik, nagu teineteise ülemängimise triller. Ja kindlasti ka noored naudivad seda väga, on ka käinud vaatamas ja samal ajal seal on ka sellist espriid ja just väga britilikku sellist tegevust. Ja siis ka afäär, mis on kirjutatud David Foley poolt Anthony Shefferi mängust inspireerituna. Täiesti teine lugu, täitsa kõik on nagu justkui teine, aga sealt leiab nagu sarnaseid viiteid ja vihjeid ja ma arvan, et see võib ka gümnasistidele väga põnev olla, aga kindlasti teile endile. Ja ka Eesti siis sellisest krimi, kui te ka näiteks mingit krimi või detektiivi lugusid käsitlete koolis gümnaasiumiga, siis Martin Algus on üks selline tänapäevane kaasaegne autor, kellest ei pääse kuidagi üle ega ümber juba praegu, kuigi ta on noor mees, ta on kirjutanud väga palju väga häid teksti ja tema Midagi tõelist on see, mis meil tuli välja sel kevadel ja väikese ettevalmistusega, selgitusega võib-olla või ka, et arutelude mõttes see käsitleb teemasid, natukene selliseid delikaatseid teemasid ka, mis on interneti kuritegevus ja ka ütleme seksuaalkuritegevus, et sellistel teemadel, aga need on päris ja siin ja praegu teemad,
mis meie ühiskonnas on järjest aktuaalsemad. Et täiesti võite ka kaaluda näiteks ka seda selliste suuremate õpilastega tulla vaatama. Ja endale nautimiseks muidugi Madame Brigitte, kindlasti sõnadeta Soomega koostöölavastus ja varsti kohe on tulekul ka Skiso, mille proovist ma täna siia jooksin, kus mängivad Elina Reinald, Liis Haab ja Meelis Kubo. Ja see on siis inspireeritud ühe Ameerika legendaarse psühhopaadi eluseikadest ja Hitchcocki filmist Psycho ja ka selle algallikas siis Robert Blochi samanimelisest jutustusest. Aga täitsa ka uus lugu, uus näidend ja paistab tulevat põnev. Ja nagu öeldud, siis me saate jälgida ka otseülekannetena, et kui olete kaugemal või saate kellelegi soovitada, meil on tõesti 3 kaameraga, väga hea režiiga, nii nagu kui see praegu toimub, jääb ka salvestusena meil natukeseks ajaks üles või tegelikult pikaks ajaks. Jääb meil kodukul üles, nii et saate ka teistele soovitada, kes tahavad seda tänast infotundi veel järele vaadata, siis seda saab ka täiesti vaadata ja vaadata ka, kuidas see kõik paistab sealt. Et see on ülesvõte nagu filmis. Ja teine asi siis, mida te ka lõpetuseks ütlen, leiate endal kotikestest, on meie repertuaari raamat, mis asub afääri ja mängu kavade vahel, ühel pool mäng, teisel pool afäär, aga siit vahelt leiate te meie repertuaari, mida saate ka sirvida ja vaadata kõigi nende lavastuste, mida me pakume nende kohta lähemalt. Küll mitte laste lavastusi siin ei ole, laste lavastus on siis selle teise voldiku sees. Nii, ja siis just, et pärast saate ka lähemalt kõike küsida ja kui siin on see nii-öelda ametlik osa läbi, eks. Ja ka broneerida pileteid tingimata. Kas ma unustasin praegu alustuseks midagi ütlemata? Annika? Ei? Just. Päkapiku saab tellida. Vaat, mis on ka väga tore. Ja mahub üldse, tundub tilluke saa. 75. Ja. Keldri puhul 70. Selle teise asetuse puhul. On kuskil või seda ei, kelder, see on see lavastus Kelder, millest just juttu oli jõululavastus, eks ole. Ja. Jõuluetendusel läheb 70. Ja. Aga mis siis on ikka rohkem nooremast? Kuidas? Nooremast meile mõeldud. Kelder on nooremale astmele, jaa. Kelder on... Esimene kuni 4. Just, täpselt nii. See on neile kõige sobilikum. See on nagu väga sobilik. Aga sel juhul suur aitäh minu poolt, selline lühike sissevaade, väike tutvustus ja jätkab Kunksmoor lavastajaga Jaanika Johanson. Tere minu poolt, olen siis Jaanika Johanson, olen lavastaja ja nagu Vahur ütles, et ta tuli siia 2 proovi vahepealt proovisaalist, siis tegelikult teie tulite meie 2 proovi vahele proovisaali külla. Nii et tegelikult meie Kunksmoor ei olegi üldse mitte veel esietendunud, vaid see on tulemas alles ülehomme. Nii et see viimane intensiivne lõpp on veel meil ees, nii et täna ka, kui me natukese aja pärast jõuame nende katkenditeni, siis me otsustasime, et me teeme selle natukene sellises proovivõtmes, kus lavastaja alguses ütlebki, et ja nüüd läksime ja nüüd aitab küll ja nii edasi, et te olete natuke selles proovis osalised ja selles protsessis osalised. Aga rääkides lavastusest, kõigepealt mul on väga hea meel selles ühes kõige nooremas professionaalses teatris külalisena lavastada. Ma ütlen, et see vastuvõtt on olnud tohutult soe ja väga mõnus ja turvaline, nii et vaatamata sellele, et tegemist on põnevus või judina teatriga, siis tegelikult see õhkkond ja need inimesed on tohutult soojad. Aga Kunksmoor, ilmselgelt on Kunksmoor üks Eesti lastekirjanduse klassikateoseid. Ma ei tea, ma küsin korraks, et kes on viimasel ajal lugenud kas ise või koos lastega seda teksti? No, ütleme niimoodi, et mäletate päris hästi. Et mitte võib-olla ka liiga palju, sellepärast, et mina tunnistan, et mina lugesin eelmisel aastal alles uuesti selle teksti üle ja ma sain
üllatuse osaliseks. Ehk siis see, mida võib-olla kunagi lapsepõlvest või mingisugusest ajast mäletad, on see üldine lugu, multikas, eks ole, ja selline armas nunnu lugu, aga selgub, et kui sa hakkad uuesti lugema, siis esiteks muidugi see Aino Perviku väga poeetiline, väga kauni sõnakasutusega keel juba üllatab heas mõttes, et kas tõesti, kas sellised laused ongi, kas niimoodi ongi väljendatud. See on üks külg, aga teine külg on ka tegelikult see lugu. Et ehk siis see lugu, mis on märksa karmim, märksa tõsisem, räägib nendest teemadest, mida ei võiks võib-olla lasteraamatust hoobilt oodatagi. Et ehk siis, kui me mäletame võib-olla kuskil seal sedasama Korstnasse minekut, et seal on nii sellised solvumised, pettumised, üksiolek ja nii edasi, suitsiidi teema tegelikult isegi. Nii et siin tulevad mingite teemadena välja väga karmid teemad, millest maksab ka rääkida lastega kahtlemata. Et see lavastus nõuab ka kindlasti sellist lisaanalüüsi. Et ta ei ole meil ülemäära ninnu, nännu, nunnu, vaid pigem me püüame näidata ka seda külge omapoolse tõlgendusena loomulikult, mida me siis sellest loost välja leidsime, ka need karmimad kihid. Et kui mult on küsitud, kas see on nüüd siis õuduskunksmoor, no võib-olla päris õuduskunksmoor ei ole, aga kahtlemata me ei ole vaadanud mööda nendest tumedamatest külgedest selles loos. Ja kui nüüd mõelda, et kui vanadele lastele see võiks olla, kõige klassikaliselt ma olen alati ütelnud, et algkool, aga tegelikult võib südame rahuga minna sinna kuni vanaemade, vanaisaned välja, sellepärast, et millest see lugu laias mõttes on. See on kahest inimesest, kes on olnud pikka aega üksi, kes on ehitanud oma suurepärase väikese maailma, kus nad elavad, ja äkki on nad saanud kokku ja nad tahaks koos olla, aga nad ei oska koos olla. Ja see, mis inimeste vahel siis hakkab toimuma, see võtab ikka päris hulka aega, kuni nad saavad aru, et tegelikult on selle oluline koos toimida, harmoonias toimida ja tegelikult koos on hea olla ja kõige olulisem on olla üksteise vastu head. Et selline väga lühikene kokkuvõte, millest see lugu siis on. Ja ma arvan, et need teemad tegelikult ju ei ole vahet, kui vana sa oled. Kas me räägime sõprusest, lastest, pisikeste inimeste probleemidest, miks keegi ei taha minuga mängida ja miks ta niimoodi ütles ja vot nüüd ma vihastangi, või me räägime palju vanematest inimestest, meist endist, et kuidas see kellelegi mõjub. Ma usun, et need kihid võivad olla selles lavastuses suhteliselt erinevad. Aga veel lisaks, kui ma sellest lavastusest võiksin rääkida, siis võib-olla kui te vaatate meie lavakujundust, no esmase hooga võib-olla, et ei ütleks, et on laste lavastus, kus on kuused ja muud pehmed toredad asjad. Tegelikult lisaks sellele, mis me räägime lugudena, teemadena selles lavastuses, on selle lavastuse nii-öelda pedagoogiline osa, kui võiks niimoodi ütelda, ka selle lavastuse vorm. Ehk siis esiteks me väga palju mängime kujutlusega, fantaasiaga, et kui lapse jaoks see, et ma võin võtta mingi, ma ei tea, männikäbi või riidetüki ja sellest saab mingisugune täiesti teistsugune maailm, siis see on ka see, mida me siin teeme. Batuut muutub ükskõik milleks, koduks, voodiks, lendamiseks, merepõhjaks ja nii edasi. Aga samas on väga oluline meie maailmas helide maailm. Ehk siis erinevad, võib-olla osadele väga tuttavad rütmipillid, mida tihtipeale ka kasutatakse võib-olla kuskil koolitundides, mingisugused erinevad heli tekitavad pillid. Ja võib-olla koolitunnis vahest nii palju ei olegi kasutatud, aga üks osa meie heli maailmast toimub nüüd, ehitatakse siin ja praegu luuperi abiga. Ehk siis meie muusikalise kujunduse on loonud suurepärane Argo Vals, aga üsna palju toimub ka, te saate sellest tegelikult nendest katkenditest aru, mida näitlejad, eelkõige just Liia Kannemägi ise siin koha peal ehitab. Nii et see on selline mäng kõigega, mis meil siin antud on ja see fantaasia, mis
mis siis selles loos väljendub. Nii, ma arvan, et see on klassikaline saada otsast rääkima ja ei saa peatuma, et kui kellelgi on veel küsimusi äkki sellesse hetke. Nii, tundub? Nii? Ei oska veel küsida. Jaa, nii, aga siis egas midagi, me läheme nende lõigukeste juurde. Me mängime teile 3 väikest lõiku, kuna selle lavastuse puhul see värviline maailm, mille me oleme üles ehitanud, ei piisa nägemast ühte stseeni, et aru saada, milline on terve lavastus. Me oleme võtnud natuke erinevate tunnetega sellised lõigukesed, millega me tegime, tuleb tunnistada, peaproovi nii-öelda tänases ERR-i aktuaalses kaameras, nii et nii, jaa, veel, kes on laval, kes on tegijad, ehk siis lisaks mainitud 2 suurepärasele näitlejale, kes on Liia Kanemägi ja Riho Rosberg, kes minu meelest on täiesti valatud nendesse rollidesse, on meie kujunduse autor on noor lavastuskunstnik Johannes Valdma, valguse on loonud Märt Sell Rakvere teatrist. Nii, nüüd juhtus midagi, kas ma vehkisin? Ja muusikalise kujunduse on loonud Argo Vals. Nii, ja tegelikult see lõppsõna nüüd siis saigi siia öeldud. See ilmselgelt oli mõeldud nüüd selle ülekande tarbeks, aga väga hea. Kui me nüüd leiame näitlejad üles sealt, olge head, palun tulge lavale, sest me võtame seda täpselt niimoodi, et nüüd on proovi aeg. Ja me võtame selle esimese stseenikese suhteliselt päris lavastuse algusest, ehk siis see koht, kus kapten Trumm on jõudnud juba merepõhjast uppumast Kunksmoori majja ja Kunksmoor äratab Trummi üles ja kuni siis vaatame kuni ühe hetkeni. Et me võtame valguse siis nagu selle eelpildi sellele ärkamisele, et seal, kus Liia hingab sisse ja hingab välja ja kõik ja Trumm ärkabki üles. Nii, kas see aru? Jah, just. Nii, aga võtame selle läbiva sealt ära. Natuke läheb meil aega. Märksõna Liia hingab sisse. Ja praegu siin on see läbiv on, esimese liini läbiv on millegi pärast peal. Ei, üks tagasi Liia hingab sisse sellest ärkamist peale. Nii, veel tagasi. See on see sinine pilt. Just. Ma nüüd olen meremeeste põrgus. Kas minu kodu tundub sulle nagu põrgu?
saarel. Siin ei ole ühtegi saart. Isegi nii suurt, kuhu kajakas saaks oma pesa teha. Mina olen kõik oma paremad päevad merd sõitnud, kõik maailma mered olen läbi sõitnud. Sellist saart ei ole olemas. Ja. Mina olen ju, mina olen kapten ja kapten teab selliseid asju. Ma olen 17 laeva kokku üle elanud. Alati põhjas ära käinud ja alati välja ujunud. Igas kohast olen välja ujunud. Ja mis selle 18. laevaga siis juhtus? Põhja läks. Jah, keset merd. Kallas oli kaugel. Ma peaks juba surnud olema. Jaa, seda sa olid. Aga mina äratasin su ellu. Ellu? Sina päästsid mu. Miks? Surm oli su enda jaoks ära märkinud. Aga kui ma jaole saan, siis ma kohe pean surma käest tema ohvri ära kiskuma. Siis ma tunnen, et ma veel elan. Pealegi, kui ma poleks sind päästnud, oleks see mulle raskelt südame peale jäänud. No, minu elu päästja. Ja mis su nimi on? Kunksmoor. Mind on alati kutsutud ainult Kunksmoor. Aga päriselt on mu nimi Emmeliine. Emmeliine. Kaunis. Mina olen Trumm. Kapten Trumm. Miks ma oma jalgu liigutada ei saa? Eks sa said väheti viga. Luutkondid on katki. Mis? Maksad ja nelud on segi. Ja Kutsu mulle arst. minu saarel arstin mina. Ma olen nõid. Vahest läheb mõni asi ka väheke sassi ka. Aga pole viga. Kohe lahendame selle ära. Meil on vaja ainult kura käe sõrmkübaraid, sest jalg on sul ju kurapoolne. Otsime. Nii, kus sa nüüd saidki? Ei ole. Alati kui mul viga on nad ennast kuhugi ära peitnud. No ei ole. Hästi. Siis proovime nõiasõnadega. Aga sõnad võivad olla mõnikord väga ohtlikud. Kuhu sa lähed? Ise sa ei saa seistagi. Saan küll. Näe, väga hästi. Maailmas leidub ikka asju, millest kinni haarata, kui tahad seisma jätta. Kuule, Trumm, Jah. meil on tarvis nüüd nõiasõnu lausuda. Ja seda ei saa teha ükskõik millal, sest sõnad võivad olla mõnikord väga ohtlikud. Seda me saame teha ainult täiskuul neljapäeval. Sinna. Aitäh. Siin me teeme väikese mõttelise hüppe ja läheme sealt kohast, kus kohas me läheme lendama. Ja võtame isegi samm ettepoole valguses, et ehk siis ennem seda, kui nad hakkavad lendama ja see on nüüd see pilt just täpselt, kas meil on
lennukoht ka valmis. Ja. Hästi. Me lendame. Kas see seal all Ongi linn. Seal all ja all. Hästi. Maandume siis. Ja kuhu me nüüd läheme? Läheks kaubamajja. Kaubamajja. Jah, trammiga. Trammiga. Palun. Järgmine peatus hobujaama. Nii. Nüüd lifti peale. Lift. 5, 4, 3, 2, 1, 6, 2. Nii. Jah, võta see nupp. Ja olemegi kohe kaubamajas. Oota, mine sealt välja. Ei, sealt, nüüd välja. Nüüd. Ja nüüd hüppame väga palju tahapoole ja see üleminek, kus Kunksmoor lahkub linnast koju ja on see pikk praegu batuudi alla. Ja paneme need stanged. Ja see ei tulnud mitte torm, vaid siin tulid helinad tegelikult. Kellad, jah. Taldrik. Ja see käekott. Tegelikult ettendusaadmine jõuab ilusti siia. Näitlejate käinud vahepeal riputamas. Ei ole, see jõuab kõik väga ilusasti kogu tegevuse käigus, nii et... Lähen magama. Nii. Või jah, ei. Ja, mine alla ka täiesti. Magad, juba magadki. Ärka mille peale siis? Ärka praegu selle peale, kui helinad tulevad, jah. Nii, oleme kõik valmis ja läksime. Emeliine. Emeliine! Läksin ära, sest linnaelu ajab mind hukka. Kunksmoor. Sügis on käes.
lehed puudel kolletavad. Männiku all õitseb lilla lõhnav kanarvikk ning kibuvitsa põõsad on täis suuri punaseid marju. Läksin ära, sest linnaelu ajab mind hukka. Konksmoor. Meri saare ümber on tume. Juba ongi käes sügistormid. Aitäh, ja puudutamist ei tee. Lihtsalt omalt poolt ütlen ka seda, et väga ohtlik on teha üksikuid stseene, siis kui sa ei ole järjest jõudnud sellesse kohta, et ma loodan, et te annate meile andeks teatava rabeduse, veel on natuke aega minna, nii et ja aitäh teile. Nii, ja nüüd on teie ees Kristel Hallmann Meremuuseumist. Tere veel kord Meremuuseumi poolt ja suur tänu Keller Teatrile ja näitlejatele nii põneva reisi eest teistsugusesse reaalsusse. Ma tunnen kohe, et ma olen nagu Kunksmoori juurde koju tulnud või siis võime kujutleda, et see on tegelikult siin merepõhi ja olete meie juurde tulnud. Tahaksingi küsida, et kui palju teist on käinud kooli või lasteaiarühmaga meil Meremuuseumis ükstaskõik kas Paksus või Lennusadamas? Väga tore. Siis te juba teate natuke meie programmidest, mille eest ma väikese ülevaate täna annan. Ja ma huvi pärast küsin ka, et kui palju on siin näiteks lasteaiaõpetajaid, kui palju on algkooli osa õpetajaid, põhikool, kas gümnaasiumid ka on? Mõni ikka on, väga tore, et siis kõik on kaetud. Ma olen siin teinud teile ühe väikse slaidiprogrammi, mis aitab minul ka endal koondada mõtteid. Ehk siis siit ei ole võib-olla väga hästi näha, aga et kellele siis meie tunnid on ja kuidas me neid läbi viime või üldse haridusprogramm, et kindlasti ütleme lasteaia viimasest rühmast, see on juba selline vanusegrupp, kes teeb kaasa, kes vestleb, kellega juba saab rohkem asju teha. Ja siis ka loomulikult kõikidele kooliastmetele. Praegu on eesti keeles, on ka vene keeles. Juurutame ka vaikselt inglise keele tundide tulekut, sest meil on ka rahvusvahelised koolid, kes praeguseni ei ole saanud väga tundidesse tulla. Ja siis teeme ka muidugi mitte ainult kooli või lasteaiarühmadele või klassidele, aga näiteks kui on mõni huvigrupp, huvitegevus kuskil Kullos, tahab tulla grupp meile hoopis muuseumitundi, saate ka tellida. Läbivad teemad loomulikult on meri, ajalugu ja tehnika ja siis ühisosad, näiteks keskkond, alvearheoloogia, meresõjandus ja kõik muud uurimissuunad. Ja siis vormid, kuidas me siis anname seda mereharidust edasi, on loomulikult need kõige tavalisemad muuseumitunnid nii meil, aga võib ka kooli saada nii-öelda kohvritunni, millest räägin ka natuke hiljem. Ja siis koroona ajal oli meil rohkem veebitunde, nüüd loomulikult kõik eelistavad tulla meile, kui on võimalus, aga kui peaks midagi jälle juhtuma, siis on meil ka olemas veebiteel digitunnid. Siis on meil lastele, see on juba siis mitteformaalne, aga see on siiski haridus, on harivad sünnipäevaprogrammid, meil on loenguõhtud, merefoorumid, kuhu saavad tulla kõik huvilised, ka keskkooliõpilased, ka õpetajad. Ja siis on meil ka seikluslikud grupiprogrammid ja meil on ka tegutseb huviklubi, mis on praegu 2. kuni 4. klassi õpilastele.
ja lähtume loomulikult allikakriitilusest, ajaloolisest empaatiast, väärtustame koostööd, käed külge meetodid, kõik on meil olemas, saab katsuda, perfektne keskkond õppimiseks. Loomulikult lasteaialastele on rohkem mängulist tegevust ja seda on ka natukene suurematele. Jah, siis üleval siin on näha, et rändab tund muuseum kohvris, et ka seda saab tellida, kui lapsed ei saa tulla meile, siis meie saame tulla koolidesse. See on, kestus on 45 minutit, praegu on meil olemas 1. kuni 4. klassile. Ehk siis külastusjuht võtab kohvri kaasa, tulebki teile kooli. Seal sees on esemeid, asju, mida lapsed saavad katsuda. Ja see praegune tund siis räägib laevadest, räägitakse nendest esemetest, mis seal kohvris leida on, mis on merendusega loomulikult kõik seotud. Ja siis räägime konkreetselt, mis asi on museaal, et millistest esemetest saavad museaalid, mis see muuseum siis on iseenesest, kuigi ta tuleb teile kooli, et ei ole ise muuseumis. Ja räägime kaasaegsest või siis vanaaegsest reisimisest, keskkonnast, kuidas siis oli. Ja väljatöötamisel on ka kohvritund teisele kooliastmele, mis siis ka räägib rohkem reisimisest. Just vaatame ka kooliprogramme, et mis on selle teise kooliastme kooliprogrammidest, kaardid, kauged merereisid ja nii edasi. Et Lennusadamas on meil siis, ma just jaotasin, ütleme Lennusadama ja siis Paksu Margareeta eraldi, sest tihtipeale ma olen märganud, et inimestele sümpatiseerib üks koht rohkem kui teine, et eelistaks, ma tahan just tulla Paksu Margareetasse või tahan tulla Lennusadamasse. Et näiteks Lennusadamas on meil praegu lasteaedadele Merekaru jälgedes, on niisugune põnev mänguline programm, kus õpitakse mereameteid ja siis saab ka sisse minna lembitusse, allveelaeva lembitusse. Väikestele on see võib-olla natukene alguses selline hirmutav, kuhugi auku minek sisse, aga minu 4-aastane alguses tundis ka hirmu, aga siis pärast, et ma tahan ikka nii sisse minna, siis ta oli vaimustunud. Seal sees vaadatakse ka, kuidas laevakokk tegi süüa näiteks, see on selline mänguline programm. Kõikidele kooliastmetele on näiteks luguloos, kus räägitakse ka just lembitust ja allveelaevandusest ja siis juba vanematele õpilastele räägitakse ka riigikaitsest. Veel Angaaris on meil lasteaedadele ja 1. ja 2. kooliastmele kõige populaarsem programm Elu Läänemerel. Kes on käinud sellel programmil? Kas on keegi käinud? Aha, väga tore. Et seal me siis kõigepealt läheme mere äärde, kui ilm lubab, vaatame ilmaolusid, vett, räägime vee omadustest, räägime Läänemere iseloomust, elustikust ja ka keskkonnahoiust. Kui te näete, seal on kirjutatud ka muraka märgis, see on selline väike muraka pildikene, mis tähendab, et see on heaks kiidetud Keskkonnaameti poolt. See on väga hea programm, läbimõeldud programm. Loomulikult me taotleme teistele programmidele ka seda märgist. Ja siis vanematele õpilastele 3.–4. kooliaste on siis kiirteed ookeanis, see on ka muraka märgisega. Seal me räägime hoovustest, ookeanist, merest, nende omadustest, analüüsime, teeme ka väikseid katseid seal. Ja räägimegi mereteedel reisimist, kuidas hoovused on aidanud kunagi ammu läbida ookeane. Ja sadamaalal toimub meil ka tunde. Väga populaarne on hooajaline tund, kahjuks talvel seda ei saa teha. On laevaga turvaliselt merele, see on ka lasteaedadele kuni 4. klassini. Sellel on ka muraka märgis, räägime merepäästest, räägime lastele, mida nad peavad tegema, kui keegi või tema ise satub ohtu, kuidas panna päästeveste selga ja nii edasi. Pool tundi on kai peal ja pool tundi on laevaga mere peal, selline väike meretakso meil, kus kõik soovijad lapsed saavad ka juhtida laeva. Jah, et see on siis maist septembrini ja kui on tõesti väga halb ilm, et siis loomulikult merele ei minda. Ja lasteaedadele kuni 1. ja 2. kooliastmele on ka sellise huvitava nimega merel kiluga ei tülitseta. Ja see toimub Suurel Tõllul ja selle teema on meremeeste uskumused, sellised ebausu
ka seonduvad asjad ja siis lapsed saavad käia, tiirutada seal suure tõllu peal ja vaadata, kus midagi laeval on, midagi uskumustega seoses. Tuleme siis meie siia Paksu Margareeta kellerteatri naabri juurde. Paks Margareeta, keskaegne kindlustorn, loomulikult meil on seal keskaega käsitlevad tunnid. Ehk siis kõige tuntum võib-olla on Peetri koge. Mis on siis Peetri koge? Kes teab? Jaa, see on vrakk, mis leiti siis juba aastaid tagasi Kadriorust. Mitte see praegune uus, kes meil just välja tuli. Aga siis Peetri koge on ka Paksus meil ilusti näha täna, kes tuleb, näete ka. Ja seal me räägimegi sellest kogest endal, mis see koge oli, mis oli Hansaliit, kaubandus sel ajal, ka keskaegsetest mõõteühikutest räägime, siis loomulikult ainete lõimumised, matemaatikaga ja nii edasi. Ja nüüd me pakume seda ka digitunnina, kui on soovi. See on siis lasteaedadele, lasteaia viimasele grupile, rühmale ja kõikidele kooliastmetele. Aga järgmine värav linna ja sadama vahel, see on ka keskaega puudutab, aga räägime lähemalt Paksu Margareeta ajaloost, mis seal on olnud keskaegsest linnast ja kaubandusest. Ja jällegi muuseumi tegevusest, museaalid, vaatame, katsume, mida me saame seal katsuda, räägime, et mis on see museaal, kas meie enda asjadest võib ka midagi saada kunagi museaaliks muuseumis. Ja siis vanematele õpilastele on meil viimased valged laigud kaardil, mis on ka väga huvitav tund, see räägib polaaralade geograafiast. 19.–20. sajandi alguses meie enda kuulsad Balti-Saksa maade avastajad, mida nad seal avastasid, mida nad seal kaardistasid ja kogu see teema. Ja meil on Paksus Margareetas ka teiste muuseumitega koostööprogrammid. Meritsi rikkaks ajaloomuuseumiga. Üks osa, esimene osa on ajaloomuuseumis Suure Gildi joones. Siis on selline huvitav keskaegne lõuna 3. draakonis. Ja päeva teine osa on seesama Peetri kogetund Paksus Margareetas. Ja siis väga spetsiifiline teise kooliastme 6. klassi tund on selline suurem muuseumide koostööprojekt Puust ja punaseks. Ja meie tund on Asja mitu elu koos Nukumuuseumi ja Tervisemuuseumiga. Ehk siis ongi terve koolipäev. Kõik 3 muuseumid käiakse läbi. Ja see Asja mitu elu räägib keskkonnakaitsest, säästlikust tarbimisest, taaskasutusest, teeme mõningaid katseid. Ja see on selline kahe õpetaja koostöös, see on selline hästi elav, selline tore tund. Registreerimine toimub ajaloomuuseumi kaudu ja kui teil kellelgi on huvi ja võimalust juba järgmisel nädalal tulla tundi, mõned vabad kohad veel on. Ehk siis näete, 4. kuni 6. oktoobril on sügisesats ja kevadel aprillikuus on kevadesats neid tunde. Et neid on meil väga harva ja kui teil tekib huvi, aga see on jah, ainult 6. klassidele või siis jagage infot oma kolleegidele. Ja tulemas on meil üks tore jõulutund Paksu Margareetasse, jõulud merel. See on nüüd ära kaetud, et seda saab tellida 1. novembrist kuni siis jõuludeni. Seal me räägime jõulutraditsioonidest. Loome jõululõhnade ja kaunistustega erilise pühade meeleolu. Räägime, kuidas peeti jõule merel. Meisterdame kaasa ehte ja teeme ja ehime ühe isevärki jõulupuu, sest ega merel ju sul kuuske ei olnud kuskilt võtta. Et mis seal siis võtta oli, millest me selle kuusepuu teeme. Ja kui on klass või rühm, kes soovib ja on eelnevalt kokku leppinud, saab ka tellida söögipoolist, joogipoolist ja teha väikese olengu seal tunni lõpus. Et seda me pakume siis lasteaedadele ja ka 1. ja 2. kooliastmele. Ja mõlemas kohas saab 3. ja 4. kooliastmele nüüd siis gümnaasiumiõpetajatele eriti võib-olla oluline on sissevaade teaduri argipäeva ja seda ma tahaks just esile tuua, sest meie muuseum on ka teadusasutus ja noortele
teaduse populariseerimine on ka meie missioon ja üldiselt ühiskonnas. Ehk siis vaatame, mida see teadur teeb. Meil on mõned teadurid, kes oskavad väga ägedalt rääkida oma tööst noortele. Mis on see spetsiifika, mida ta teeb, kuidas kultuuripärandit säilitada, milliseid kooliteadmisi ja oskusi vajab teadur oma igapäevases töös. Ja saate endale lapsed saavad siis leida ka uurimustöö juhendaja meilt. Nii et seda tasuks tähele panna, et uurimisvaldkonnad on meil siis näiteks arheoloogia, näituste koostamine, arhiveerimine, purjeaurulaevendus. Ja kui teil on mingi eriline soov, et tahate just mingis teatud suunas minna, siis alati saab läbi rääkida ja siis sellele teadrile edasi anda, et mida see klass just soovib. Ja see sobib loomulikult hästi ka karjääriõpetusega. Et kui on noortel huvi teadurikarjääri vastu, siis saate meilt võib-olla juba sellise sisendi. Ja see tund on tasuta ja toetab seda Eesti Teaduste Agentuur. Aktuaalne Lennusadamas. Miks ma ütlen aktuaalne? Ei ole mitte see, et need on nüüd uued tunnid, vaid näiteks Põrgu Läänemerel on aktuaalne sellepärast, et ta on veel saadaval viimaseid kuid kuni näituse kinnipanekuni jaanuaris. Augusti lõpus, just 6 aega tagasi oli aastapäev Juminda miinilahingule. See oli, võib-olla teate, see oli üks võib-olla isegi kõige ohvri rohkem meretragöödia, mis on toimunud, aga sellest maailmas ei räägita väga palju, et meie oleme toonud selle loo inimeste jutustuste kaudu sellele näitusele ja seda näitust saavad külastada ka kooligrupid ja selle teemaline tund on meil ka, mis algab Suurel Tõllul ja läheb siis Angaari üle. Seal me räägimegi, mis eelnes sellele miinilahingule, Eesti okupatsioonide vaheldumine, Teise maailmasõja sündmuste kontekst ja siis need inimeste mälestused, kõik, kes sealt näituselt on läbi käinud, ma ei tea, kui palju on keegi, kas seda olete näinud? Millised muljed teile jäid? Niimoodi segaselt, sest ma käisin nagu küll noorematega ja me ei võtnud seda programmina. Seal pidi ju väga palju klappides kuulama, eks ole, seda infot. Seal on... Sisenesime sinna Põrgusse, jube ja näitus. Nüüd, kui te seda räägite, siis mul tekib kohe nii, sest 15 jaanuari olegi teab kui kaua. Ei ole. Et minna nende samade õpilaste uuesti. Ja sealt saab väga... Võtta programmina, et keegi räägiks, sest see, mis kõik toimus, see oli meeletu ohvri rikas. Ja nende inimeste lood... Estonia katastroof selle kõrval kahvat. Noh, võib-olla ohvrite poolest jah, aga tragöödia on tragöödia, et see näitus just annab inimeste lugude kaudu edasi seda kogemust. Et siis kasutage võimalust, jagage kolleegidele infot, kui te ei ole ise selle gümnaasiumiosa õpetaja. Ja miks on aktuaalne järgmine tund? Jõuluks oleme tagasi, see ei ole jõulutund. See ei ole selline kena istumine kuuse all. Vastupidi, see on läbi rollimängu õpilased kogevad paadipõgenike teekonda ja katsumisi 44. aastal. Räägitakse taas Teise maailmasõja sündmustest ja repressioonidest ja antakse ülevaade Eestist põgenenud ajaloolistest isikutest. Ja miks ta on aktuaalne? Minu jaoks on tal täielik paralleel praegusega toimuvaga, mis maailmas toimub, mis meie lähedal toimub, millesse ka meie oleme väga mitte just segatud, aga millega me oleme praegu väga hõivatud, sõjapõgenike kaasamine, sõjapõgenike teema. Suurpõgenemisest möödub peagi 80 aastat, sellega seoses on olnud nüüd konverentse, ka nähakse vajadus suuremale mälestamisele ühiskonnas riiklikul tasemel ja ka ajalooõpetajad tahaksid näha, et seda teemat rohkem pannakse programmidesse. Et see on nüüd hea võimalus õpilastel õppida, kogeda ja tunda empaatiat selle vastu, mida elasid meie esiisad, sugulased, tuttavad kunagi läbi. Ja tahaksin veel tähelepanu tõmmata ka ühele huvitavale sündmusele, mis järgmine nädal tuleb Lennusadamas.
see on Polaarfoorum. Meil on ka Polaarklubi muuseumi juures ja seal aeg-ajalt korraldatakse ka selliseid vestlusõhtuid, üritusi ja see on just huvitav üritus sellepärast, et see räägib noorte polaarekspeditsioonist. Need olid koolinoored, kes läbisid edukalt polaarviktoriini, mis toimus teist korda, mõni aasta tagasi. Aga siis tuli koroona vahele, ekspeditsiooni ei saadud teha. Ekspeditsioon toimus selle aasta kevadel ja sinna said 5 noort, kes siis olid kõige paremate tulemustega viktoriinile edasised katsed ja ülesanded ja nemad tulevad lennusadamasse rääkima, mida nad nägid, mida nad tegid. Ja loomulikult oli suur roll nende õpetajatel, võib-olla ettevalmistus geograafia teadmistega, toetuses ja nii edasi. Nii et me ootame ka kõiki õpetajaid, sest seda ekspeditsiooni me tahaksime hea meelega uuesti korraldada, aga nagu teada, kõik asjad sõltuvad rahast ja võimalustest, et me ei oska praegu veel öelda, millal see toimub, aga me kindlasti tahaksime seda teha. Ja õpetajad saaksid siis lähemalt aimu, kuidas nemad saaksid toetada, mida teha, et õpilased saaksid osa võtta sellest ja kui teil on õpilasi, kes tunnevad huvi, võtke õpilased ka kaasa. Saate kohe nendelt noortelt küsida küsimusi ja kuulda nende muljeid. Et see on meil ka tasuta üritus ja toimub see järgmisel teisipäeval, 4. oktoobril, aga registreeruge siis hiljemalt palun 3. oktoobriks. Kõik see info, mida ma teile rääkisin, loomulikult leite meie kodulehel. Nii et kui lähete meremuuseum.ee, sealt leiate tunnid, leiate Paksu Margareeta tunnid, Lennusadama tunnid ja muu info. Ja enne kui ma lõpetan, tahaksin tähelepanu pöörata sellele, et te saate väikesed meenekotikesed. Seal sees on teil selline postkaart Meritornis ja teise poolt te leiate väikese salasõna, millega te saate broneerida tunni 10% odavamalt oma rühmale või klassile. Ja siin on ka broneerimise aadress, meiliaadress ja see hinnaalandus kehtib 6 aega, ütleme oktoobri lõpuni. Võite käia terve aasta vältel, aga broneering tuleks teha oktoobri lõpuni, siis saate 10% odavamalt. Ma tänan teid tähelepanu eest ja ootan teid kindlasti külla meie Paksu Margareetasse või Lennusadamasse. Aitäh teile! Aitäh, Kristel! Väga põnevate lugudes, mis toimuvad siin samas kõrval. Ja et siis just kui kampaaniast tuli juttu, mul tuli ka meelde, et meil kestab tegelikult veel nüüd septembri lõpuni on meil ka kampaania, et kui tulete teete meil siin jõulupeo, broneerite nüüd septembris ära koos etendusega, siis on seal väga suur soodustus. Nii et jälge kindlasti meremuuseum.ee ja kellerteater.ee, seal on väga palju huvitavat infot, mida me võib-olla ka ei jõudnud teile praegu siin rääkida. Ja nüüd saate te siin samas Jane ja Annika juures broneerida etendustele pileteid, küsida küsimusi, ma ise liigun ka siin ringi, võite minu käest ka küsida. Aitäh kodus vaatajatele, infotunni, jah, ütle ka veel. Ma lisaks ka ühe selle, mis mulle meelde tuli, et Marge Meremuuseumist saab teid registreerida õpetajate uudiskirja saama, kui te ei ole veel selles listis, saate ennast registreerida. Iga kuu vähemalt kord tuleb uudiskiri meil toimuvaga pakkumistega ja kes tuleb meiega Paksu Margareeta ekskursioonile, et siis kohtume, ma ei tea, siin 50 minuti jooksul seal ukse juures ja siis lähme koos Paksu Margareetasse. Ja mina ütlen veel sellise asja, et ärge siis ilma miinikotist ära tolmake, et alake siit miinikott ka kaasa. Et aitäh teile ja kohtumiseni Kellerteatris.